Tere! Minu nimi on Nikolai ja töötan firmas Torex. Asume Torexi salongis. Teen teile ülevaate kõige populaarsematest korteri- ja välisustest. Vaatame koos üles selliseid parameetreid nagu turvalisus, soojus ja heliisolatsioon ja loomulikult pöörame tähelepanu välisuste disainile. Kui teil tekib küsimusi meie uste kohta, siis saate seda teha vormi kaudu, mis asub video all. Kas alustame? Niisiis alustame Delta seeriast. Delta M on Torexi stardimudel, milles on olemas kõik vajalik kõige madalama hinnaga. Nendel ustel on kvaliteetne lukusüsteem ja kõrged heli- ja soojusisolatsiooni näitajad, mis vastavad kõige kõrgemale klassile. Samuti on võimalik valida sise- ja välisdisaini. Ja seda kõike kõrge tehase kvaliteediga. Delta M uks on konstruktor, millel on olemas baasmudel ja suur hulk erinevaid lisavõimalusi. Sõltuvalt teie vajadustest ja soovidest võite kokku panna oma Delta M mudeli. Selline paindlik lähenemisviis tähendab seda, et sama mudelit, kuid erinevate lisavõimalustega, võib paigaldada nii üürikorterisse kui ka oma korterisse, kus te elate, nii uusehitisse kui ka vanasse elamufondi. Pealegi, selline lähenemine annab võimaluse jääda eelarvesse, mida oleme planeerinud just ukse soetamiseks. Tutvume Delta M mudeliga üksikasjalikumalt. Alustame selle turvaomadustest. Sellel uksel on 2 lukku erinevate mehhanismidega. Alumine lukk on silindriline ja ülemine lukk on hea turvaklassi lukk. Selliselt komplekteeritakse uksed turvanõuete soovitustele. Teie jaoks tähendab see, et just selline uks kaitseb kindlalt teie korterit. Alumisel lukul on 4. kaitseklass. See on kõrgeim klass, mis välisustel võimalik. See tagab teile lisaturvalisuse. Mõlemad on Blockido lukud. Blockido on lukubränd, mis oli välja töötatud spetsiaalselt Torexi tehase tellimusel ja neid kasutatakse ainult Torexi ustes. Ustele antakse garantii. Sellist ust on mugav kasutada kogu selle kasutusea jooksul. Nüüd pöördugem ukse konstruktsiooni poole. Esmalt mõni sõna terase kohta. Selle ukse valmistamisel kasutatakse Venemaal toodetud külmvaltsitud terast. Meie tellime seda Novolipetski metallikombinaadist. Antud teras on väga kõrge vastupidavusega. Tänu sellele saame konstruktsiooni, mis hakkab kindlalt kaitsma teie kodu. Ukselehe konstruktsioonil on ette nähtud vandaalide vastane valts. See tähendab, et selles kohas terase leht on kahekihiline. See suurendab metalli üldist paksust ja selle konstruktsiooni vastupidavust väljaväänamisele. See siis olukord, kus sellesse vahesse asetatakse kang ning proovitakse ust välja väänata. Selline konstruktsioon on kõigi nende mõjude suhtes vastupidav ja pakub teile kindlustunnet, et teie korter on kaitstud. Liigume heli- ja soojusisolatsiooni juurde. Antud uks on täidetud kõrge tihedusega mineraalplaadiga. Mineraalplaat on selline materjal, millel on väga kõrged heli- ja ka soojusisolatsiooni näitajad. Tänu sellele saab teie korteris olema soe ja vaikne. Järgmine punkt on ukse tihendid. Selle puhul on 2 tihendusringi, üks ukse lehel ja teine raamil. Kusjuures ukse lehel on paigaldatud magnettihend. Kui sulgete ukse, siis uks on väga tihedalt surutud ukse raami vastu, mis välistab tõmbetuule ja kõrvaliste lõhnade korterisse sattumist. Sellise uksega saab teie korteris olema alati mugav. Mis veel mõjutab helikindlust? See on ukselehe paksus. Lubage, ma tutvustan ka seda. Sellel uksel põhi on 72 mm paksune. Lisaks väline MDF paneel, mis on 10 mm paksune. Kokku teeb see 82 mm. Tänu sellele paneelile tekib lisa heliisolatsiooni kiht, mis takistab müra tungimist korterisse. Ja see on veel üks lisagarantii, et hakkate ennast korteris palju mugavamalt tundma.
nüüd ukseraamist. Rääkisime põhjalikult ukselehest, nüüd räägime raamist. Ukseraam. Siin on võimalus raami soojustada. Kas mäletate, ma rääkisin erinevatest lisavõimalustest. Üks nendest võimalustest on raami soojustamine. Enne ukse paigaldamist ukse vahesse paigaldusbrigaad täidab selle mineraalvatiga, mis tagab veelgi suuremaid heli- ja soojusisolatsiooni näitajad terves ukseplokis. Sellise uksega tunnete ennast mugavalt oma korteris. Edasi liigume ukse disaini juurde. Tahan alustada sisemisest küljest, sest just seda hakkate kõige tihemini nägema. Dekoreerimiseks kasutatakse 10 mm MDF-paneele PVH kattega. Neid on väga palju erinevaid värvide ja mustrite kombinatsioonis. Tänu sellele saate te valida disaini, mis sobitub optimaalselt just teie interjööri. Ja välisküljest. Välisuks on korteri visiitkaart. Antud juhul on võimalus muuta see veel esteetilisemaks. Võime pakkuda MDF-paneeli PHV kattega, mis on samuti saadaval mitmes värvi ja mustri kombinatsioonis. Ja teie uks hakkab välja nägema nagu kunstiteos. Nagu ma varem juba mainisin, Delta M10 uks on konstruktor. On olemas baasuks ja muidugi ka lisavõimalused. Milliseid lisavõimalusi siis antud mudelile saame pakkuda? Kaitseomaduste vaatenurgast on võimalus paigaldada soomusplaati. Alumisele silindrilukule paigaldatakse lisasoomusplaat. See kaitseb silindrit väljalöömisest ja väljapuurimisest, mis veelgi suurendab ukse turvaomadusi. Millele juhiksin veel teie tähelepanu? See on ukselävi roostevabast terasest. See paigaldatakse algse peale ja kaitseb mehaanilistest vigastustest, kriimudest ja säilitab ukse originaalilmet pikkadeks aastateks. On veel lisavõimalusi, mis on seotud hermeetilisusega ehk heli- ja soojusisolatsiooniga. See sama tihend uksel. See võib olla tavaline kummitihend või magneetiline, nagu see on esindatud meie näidisuksel. Magneetiline tihend on vastupidavam ja ukseleht sulgub raami suhtes tihedamalt. Ukseraami soojustamine on samuti üks lisavõimalustest. Ja väline dekoratiiv kaitsepaneel, mis hetkel meie ees, sedasama saab ka tavalise pulberpolümeerkattega, mis on kõige traditsioonilisem välisukse viimistlus. Mida võib kokkuvõtteks öelda Delta M10 ustest? See on konstruktoruks paljude lisavõimalustega. Saate valida täpselt neid lisavõimalusi, mis just teile sobivad ja vastavad teie soovide ja vajadustega. Kusjuures saate alati jääda oma planeeritud eelarvesse.